olen Tuuli-Ann Freienthal. Ma olen telesaatejuht ja ajakirjanik ning läinud sügisest alates õpin ma Tartu Ülikoolis magistrikraadis ajakirjandust. Ma olen alates põhikoolist seisnud silmitsi sellega, et ma oleks pidanud kandma prille või läätsesid. Aga reaalsus on minu jaoks olnud see, et ma ei ole seda teinud, sest prillid on mulle alati olnud ebamugavad ja läätsed veel enam. Ja see on tähendanud seda, et ma olen hästi paljudes olukordades pidanud kissitama, ma olen käinud ringi niimoodi poolpimesi ja ma millegipärast olin sellega harjunud ja ma arvasin, et võib-olla ma kunagi teen silmadele laseroperatsiooni, aga ma olin seda pikalt edasi lükanud. Ja nüüd, läinud kevadel, ma tundsin, et see suvi võiks tulla teistsugune ja ma päriselt teen selle operatsiooni ära. Ja nii nagu paljud teised, ka mina kartsin seda ja ma tõesti arvasin, et see ei saa ju olla nii kiire, nagu räägitakse. Üks põhilisi asju oli minu jaoks see, et kuna mu töö on selline väga hektiline ja samas ka tempokas, siis mul ei ole sellist perioodi, millel ma saaksin aja maha võtta, et ma nüüd lihtsalt olen 3 nädalat kodus ja taastun. Ja seetõttu oli minu jaoks Refoocuses pakutav Smile laseroperatsioon kõige parem variant, sest see tähendas seda, et ma käisin operatsioonil ja umbes 3 päeva hiljem olin ma jälle arvuti taga, sain saateid monteerida ja telepilt ei jäänud mustaks, vaid ilusti saated jõudsid õigel ajal TV3. Protsess kestis, mulle endale tundus, et minut, võib-olla natukene ikkagi kauem, aga päriselt oli see, et lihtsalt ühel hetkel läks kõik kergelt uduseks, järgmine sekund öeldi, et Tuuli, te võite püsti tõusta, kõik on valmis. Ja täpselt nii lihtne see oligi, nii et kui ma peaksin ütlema, et kas ma teeksin seda uuesti, siis pimesi, aga nüüd nägijana, sest et kõik on minu jaoks muutunud. See, et ma nüüd lõpuks näen 100%, on minu jaoks muutnud väga palju. Üks tööalaselt olulisemaid asju on see, et ma näen nüüd promptereid. Prompter on siis telemaailmas see, kuhu on kirjutatud tekst, mida maha lugeda, sest et tegelikult saatejuhid peast alati nii soravalt ei räägi. Ma näen tänaval inimesi, ma saan neile teha komplimente, ma naeratan inimestele palju rohkem. Varem Tallinna tänavatel näiteks kõndisin, siis ikkagi sellise Peipsiäärse tüdrukuna mulle tundus, et mul Tallinnas tuttavaid ei ole. Siis nüüd ma olen aru saanud, et tuttavad on nii tegelikult igal pool. Ma lihtsalt varem ei näinud neid. Enne laseroperatsiooni oli minu jaoks väga sage see, et kui ma sattusin näiteks mõnele pressikonverentsile, kinno või loengusaali ja mul ei olnud kaasas prille või käekotis läätsesid, mida ma nagunii kanda ei tahtnud, siis ma olin lihtsalt korraga täielikus infosulus ja ma ei näinud mitte midagi ja ei saanud teada, mida seal taamal tehakse. Nüüd on see muutunud. Ma tean, et iga hetk, kui ma kuhugi lähen, ma olen võrdne teiste inimestega ja ma saan näha ja see on midagi, milleta ma oma elu täna enam ette ei kujutaks. Kokkuvõttes ma ütleksin, et laseroperatsioon on andnud mulle täiesti uue vabaduse, mida ma isegi ei osanud enam igatseda. Ja see on justkui sihuke väike võlutrikk, mis on ühe visiidi kaugusel. Thank you.